stuudios on koha sisse võtnud laulja ja muusik Anne Adams. Rõõm kohtuda ka tavaelus, Anne, et muidu ainult Facebooki vahendusel. Tere tulemast! Tervist, sama rõõm on siin poolgi. No räägi, Anne, kuidas sul vahepeal läinud on? Ei ole sind küll kuulnud, nagu armastatakse öelda, et ei kippu, ei kõppu. Inimesed teevad tööd, ma just olen mitmel puhul vastanud sellele niimoodi, et teatrites ja mujal asutustes inimesed teevad igapäevaselt ikka seda, mida nad oskavad ja ma olen ka proovinud siis tublisti teha, mida ma oskan või vähemalt nii palju, kui ma oskan. Et õpetan huvikoolis natuke lapsi, aga ikka laulan ju kogu aeg ka. No mina pean tunnistama, et mina olen suur Elmari raadio kuulaja. Just sellepärast, et mulle meeldivadki need lihtsad jaanipäeva laulud. Aga miskipärast sinu lugusi sealt lastakse arva, et milles küsimus? Ma ei oska vastata sellele ise ju, Aga kuulu järgi ma olen kuulnud, et seal käib ka selline sahker-mahker paras poliitika, et vorst vorsti vastu ehk, et annad raha, siis mängin sinu lugu eetris. Või ma ei oska seda küll kommenteerida, aga tõsi ta on, et rahulikumaid asju laule võib-olla hinnata viimastel aastatel nii palju. Ja mul on enamus selliseid, mida ma salvestada võtan, on ikkagi kas väärisluulele või meelelahutuslikke asju on vähem, ütleme nii. Neid ikka mängitakse. Aga ma ei saaks ütelda, et seda oleks nüüd nii tihti, et inimesed ei kirjutaks mulle ja küsiks, et kas ma võiksin kuskil viidata, kus neid laule kuulab või kus mind laulmas kuulab. See on küll tõsi. Ja võib-olla mängib rolli see ka, et noorem põlvkond kasvab peale ja muusika maitse on nii palju muutunud ja siis eelistus läheb ikkagi kuskile teise kanti rohkem. Muud ma ei oska öelda siin. No kuidas sul suvi läinud on? Kus sa esinemas oled käinud? Suvi on läinud üsna töiselt ja ma olen tegelikult peamise suve esimese otsa kulutanud sellele, et tegin oma huvikooli lastega linnalaagrit. Aga samamoodi ikka valmistasin ette seda plaati, mis nüüd varsti siin kuulajateni jõuab ja selle nimel siis teinud igapäevast muusikutööd, millega need plaadiarveid maksta. Ja 3. septembril võib sind kus kohas siis täpsemalt näha? 3. september me mõtlesin, et me teeme selle siin Tallinna külje all Vanamõisas. Mul on Saue vallas ka üsna mitmeid väga andekaid huvikooli laululapsi ja seal on üldse üks osa mu huvikoolist töötamas ja et näidata siis neid kohalikke armsaid lapsi, keda ma olen õpetanud ja nemad laulavad, ma laulan nendega koos, aga siis ma esitlen ka plaadimaterjali ja siis kutsun ka mõned kolleegid lava peale, kellega on rõõm olnud tööd teha. Nagu näiteks kes? Nagu näiteks Margus Kappel, nagu näiteks Margus Jürisson, Jaan Sööt ja mõned jäävad üllatustekski sinna, kuna on lubatud ka kuulutuses, ei saa üllatusi välja öelda. Aga päris vahvaid üllatajaid tuleb, mis teevad kõrvale pai, neid on mõned tulemas. No millised lood sinu uuel plaadil kõlama hakkavad? On need sellised tümpsulood või pigem ballaadid? See käesolev plaat on just väärisluule peale või heade tekstide peale loodud laulud ja paar sellist coverit, mis on siis võetud juba sealt esimese plaadimaterjalist. Aga ma vaatasin, et soundipilt võib olla jäänud siis ütleme ka sinna samasse kümnendisse kinni ja selle tõttu võib-olla tõstetakse neid laule kuskile retro riiuli peale ja võib-olla sellepärast mõnda ei mängita. Samas on materjal niivõrd väärt, nii kaunis, inimesed aina küsivad neid laule. Ja siis ma olen teinud mitmed palad ka uuesti selle esimese plaadimaterjalist. Et nad kõlaks värskelt, et nad oleksid tänapäevasemad, et nad vastaksid sellele küpsusele ka, kus ma siis ei ole enam seal 20, kui ma neid seal esimest korda ette võtsin. Aga see on üks osa sellest minu sellest muusika tegemisest, sest et plaadile panemata on jäänud veel need meeleolukamad palad, mis on siis küll rohkem võib-olla coverid, aga see osa minu muusika tegemistes ei ole pildid kunagi ka puudunud. Et mu lemmikute hulka kuuluvad ju alates Zeppelinist ja Bonnie Wrightist ja Eric Claptonist ja kelleni välja kuni regilauluni välja. No kui nüüd rääkida sinu lugudest, siis viimane, mis edetabelite tippe vallutas, oli Delete. Kuidas see sündis? Delete oli hästi
ootamatult jõudis minuni, ma tegin selle loo kunagi niimoodi valmis, et ma olin hämmingus, kuidas ta niimoodi jooksis kätte. Aga peale selle mul on mõned palad veel nüüd ikkagi üles tulnud õnneks. Mõni väike teda peal on märganud ja kutsunud ja mänginud. Ma tänan siin juures Muusikaplaneeti. Mul polnud aimugi sellisest kohast üldse, kuni võttis sealt üks inimene, kes seda läbi veab, võttis minuga ühendust ja ütles, talle meeldivad mu laulud. See tegi mulle rõõmu ja ta on alati küsinud, kuidas mul seal läheb ja küsinud, kas mul uued laulud on tulemas ja mul on peale Deliidi sinna mõnigi laul veel lisandunud. Oma suurest kirjakastist sinu nime kustutan, delete, 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 delete. Kõik su tootused ja ohked ülalt alla hiirega, delete, 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 delete. Kui saaksin samamoodi hingelegi ütelda, delete, 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 delete. Me lugu lõppes enne, kui see alatagi sai, mis oleks võinud olla, kõik olemata jäi, kõik igatsused suured jäid ainult ootuseks, ei jõudnud meie juurde, jäid ainult lootuseks. See lugu lõppes enne, kui alatagi sai. Sest tunded soojad suured ei kadunud kuhugi. Me lugu lõppes enne, kui alatagi sai. Kuid midagi, mis kallis, meil alatiseks jäi. Oma suurest kirjakastist ülalt alla hiirega, delete, 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 delete. Oh, kui saaksin samamoodi hingelegi ütelda, delete, delete, delete. Südamesse alles jäävad mälestused kaunimad, delete, delete. Aga Deliit tuli mu juurde niimoodi, et ma armastan luulet lugeda. Ja üks Tartu aegne
tore mees nimega Jüri Krustok, kes oli tol ajal füüsikatudeng ja kes nüüd on Tallinna Tehnikaülikoolis professor, on selle laulu sõnade autor. Tegelikult oli see tema luuletus, et ta kirjutab väga head luulet, tema sõnadele mul tehtud veel teinegi lugu, isegi 3. selle plaadi peal, vabandust. Et see luuletus hakkas kummitama ja ühel päeval ma panin selle kokku ühe väga traagilise looga. Ja see lugu oli selline, et kuidas üks inimene rääkis, kuidas ta pidi viima koju sõnumit naisele tema mehe kohta, keda ta nägi, kes lendas õhku sõjakoldas. Ja et see noor naine, kes kodus lastega ootas ja kuidagi see luuletus oli samal ajal mu juures seal ja mõned muudki sellised taustal, kui sa vaatad, mis inimestega juhtub ja kuidagi sellises seisundis see lugu sündis, et ikkagi ta sõnum lõpuks on ju see, et see elu on nii väärtuslik ja meil ei ole õrna aimugi, kunas ta võib tegelikult veel lõppeda. Hoolimata, et me saame aru, et me oleme surelikud ja niimoodi ta tuli, et kogu selle rõõmu keskel, et ma usun, et oskame me kõik väärtustada oma neid ilusamaid sündmusega palju rohkem, kui me oma surelikkusest teadlikud rohkem oleme. Suurepärane, Anne, ma väga tänan, et sa leidsid aega tulla meie suvestuudiosse ja soovin sulle mõnusat kontserdipäeva 3. septembril ja mida muud ikka soovida kui hookaskurku. Suur tänu ja tulge kontsertile, seal on lõbusamaid laule ka. Teeme niimoodi, tuleme. Meie aga läheme oma kaamerasilmaga Puhjakanti. Nimelt külastas kolleeg Vambola Paavo kohaliku naisseltsi ja muuseas sai nendega vägagi jutule.